siis kohtumise ja järelvaatamise lingi ning kui soovi on, siis ka slaidid saadan teile samamoodi meili peale. Et loodetavasti saab see siis järgmise nädala alguses üles ja lingid jagatud. Aga lähme siis asja juurde, et M-Tiny robot on selline tore sõbralik panda. Et ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi ütleks selle kohta valge kobakas näiteks, et ikka öeldakse, et imearmas robot, nunnu panda ja palju muud hästi-hästi positiivset selle roboti kohta. Ja on ta siis mõeldud kõige pisematele eelkõige, et karbi peal kirjas küll 4+, aga julgelt võib anda ka 3-stele või miks mitte ka 2-aastastele katsetamiseks. Et ta on hästi pehme, ühtegi teravat nurka ei ole, mõnus katsuda ja mõnus vaadata ja muidugi mängida ja õppida selle abil. Et lisaks M-Tiny'le on teil karbis olnud ka kaasas juhtpliiats või jutupliiats, kuidas lihtsam öelda on. Ja see aitab siis koode väga hästi lugeda. Et koodikaardid M-Tiny'l on sellised pisikesed, mida saab siis pliiatsiga puudutades, loeb ta selle koodi ära. Ja kui võrrelda näiteks Blueboti käsulugejaga, kuhu on neid koodikaarte pisut ebamugav panna, siis M-Tiny kaarte ritta panna ei ole üldse keeruline, et lihtsalt lähevad nad üksteisega sobivad kokku ja saab neid järjest lugeda. Lisaks sellele suudab siis M-Tiny avastaja komplekt, mis on nüüd tiba uuem versioon M-Tiny tavalisest komplektist, joonistada ka tähti, numbreid ja kujundeid. Ja lapsed saavad siis niimoodi esimesed teadmised nii matemaatikast kui ka kirjutamise oskusest. Kui minna nüüd päris algusesse, siis M-Tiny tegelikult ei ole loodud niimoodi, et teeme nüüd ühe roboti veel, et oleks siis millega mängida ja tegutseda ja õppida, vaid M-Tiny siis tegelikult disainitigi välja tuginedes multiintelligentsuse teooriale. Vaatame, meil on siin kellegi mikrofon väga valjuks läinud, et kes nüüd viimati ühines meiega, panen siin teie mikrofoni ka vaikseks. Nii, üks hetk. Ja nüüd peaks kõik korras olema. Et ma ei tea, kui paljud teist multiintelligentsuse teooriast kuulnud on, et võite julgelt panna pluss või miinus märgi omale chati. Nii me kõik näeme, et kas teate, mis see on või ei tea. Ja see on siis Howard Gardneri teooria, mis on välja mõeldud 1983. aastal ja eelkõige siis näitab see, et inimese intelligentsuse võimeid kasutatakse probleemide lahendamisel ja millegi uue loomisel ja ei ole sellist üldvõimekust, vaid on vähemalt 8 erinevat. Et alguses oli küll 7, aga lõpuks oli neid teooriaid siis 8. Ja ma ei leidnud ilusat eestikeelset pilti, panin siia ühe ingliskeelse pildi, et kõik need 8 erinevat teooriat siis ja võimekust, mis on, need on siis ilusasti siis M-Tiny'l ka ära näidatud, et milline siis teooria ja milline M-Tiny funktsioon kokku käivad. Et kõik need teooriad on siis välja mõeldud M-Tiny'le ka, et need M-Tiny siis toetaks neid. Ja loogilise mõtlemise oskust ja probleemide lahendamise oskust ongi hästi lihtne edasi anda läbi mängu. Ja kui me nüüd siin chati vaatame, siis tegelikult paljud ei olegi sellest multiintelligentsuse teooriast palju kuulnud, aga ma saadan teile slaidid, et siis te saate lugeda neid, et tegelikult see on üks hästi põnev eraldi teema veel. Aga nüüd M-Tiny avastaja komplekti juurde, et miks ma panin siia video avastaja komplektist on see, et M-Tiny põhikomplekt on praktiliselt sama, lihtsalt avastaja komplektil on mõned lisad juures. Aga panen video tööle ja samal
räägin siia kõrvale. Nüüd tõenäoliselt teile heli ei pannud, aga seda ei olegi vaja. Et M-Tiny karbist välja võttes ongi siis Panda robot ja juhtpult ja kaart, koodikaardid ning päris palju lisavidinaid on selle juures. Et kui te avate karbi ja võtate sealt välja M-Tiny, siis siin taga on sabanupp, kus ta tööle läheb. Ja hästi positiivne on M-Tiny puhul ka see, et ta on väga vali, aga me saame selle heli vaikseks keerata. Et kui neid M-Tinysid on klassis rohkem, siis kui need kõik väga kõvasti häält teevad, siis on väga hea funktsioon, et seda heli saab kontrollida. Ja sabast siis keerates saab ta tööle panna ja volüümi reguleerida. Juhtpliiats või jutupliiats on siis sisselülitamisnupuga, et külje pealt käib see nupp sisse ja automaatselt ühendab ta siis ära sellesama M-Tinyga. Kui teil on rohkem kui üks robot rühmas, siis ma soovitan kindlasti ära märkida, kleepsud peale panna, et üks pult siis ja üks M-Tiny käivad kokku, et ei tekiks segadust rühmas või õpperuumis, et nad ei kaoks ära, ei läheks segamini, ei satuks valedesse karpidele, siis märgistage need kindlasti ära. Ja M-Tinyl saab siis vaadata akutaset niimoodi, et kallutate teda külje peale. See on ka selline asi, mida paljud ei teadnud. Ma nüüd jälle siin krutin enda oma tööle. Ja kui me ta hoiame külje peal, siis ta näitab ilusasti peale seda silmade vilgutamist, et kui palju temal siis M-Tiny sees siis aku kas on täis või ei ole ja sama ka juhtpuldi kohta, et kas sellel on aku täis või ei ole. Ja laadimiseks on siis hästi mugav viis, et laadimiseks on kahe otsa, üks võib Panda sisse, teine puldi sisse ja põleb ta punaselt, kui laadimine on töös ja kui on laetud, siis hakkavad mõlemal nii puldil kui Pandal muutuvad tuled roheliseks. Lisaks on üks väike lipuke, mille saab siis M-Tiny külge panna ja lipu otsa on võimalik panna erinevad väikesed kaardikesed, et need siis märgistavad näiteks tegevusi, mida M-Tiny parajasti teeb. Et läheb näiteks muru niitma, siis panete M-Tinyle, et see M-Tiny meil hetkel niidab muru. Ja lisab ta siis tundi kindlasti lastele tegevust juurde ja põnevust ühel ajal. Nii, kui lipud lisatud, siis on M-Tinyl hästi palju koodikaarte. Kui ma nüüd ei eksi, siis vanemas versioonis ehk siis tavalises M-Tinyl on 36 kaarti ja uuemal versioonil on 81 programmeerimise kaarti. On siis olemas stardikaardid, juhtimise kaardid, footuskaardid, missioonid, joonistamised, kujundid, pliiats sisse, pliiats välja, kordused, sulud ja nii see M-Tiny hakkab programmeerima neid kaarte lugedes. Me vaatame täpselt alguses väike sisse ja puslematt 24 tükki. Lisaks siis on olemas erinevad kaardid. Üks hästi tähtis kaart on unlocking kaart. Et ma olen saanud hästi palju kõnesid, et meie puldil ei tööta joystick ehk siis M-Tiny ei liigu üles-alla paremale vasakule. Ja täpselt nii ongi, et kui me keerame selle M-Tiny jälle sisse, pult on samuti sees, näitan siin laua peal teile, liigutan pulti, mitte midagi ei juhtu. Ja see ongi nüüd uuemate M-Tinydega ei juhtugi enne, kui midagi sa ei tee. Selleks, et see juhtpult tööle saada, on 3 varianti. Nii, esiteks võtate selle sama kaardi, panete M-Tiny lihtsalt siia peale.
ja ta loeb selle koodi ära ja hakkab tööle. Nüüd juba juhtpult liigub. Teine variant, et te puudutate pliiatsiga seda. This card to start the game. Hold the tap pad controller in the right hand with the joystick facing you. Link the tap pad controller to ja nüüd ta räägib siis täpselt ära, mida teha ka. Get M-Tiny to the goal. Paneme ta nüüd hetkel vaikseks. Siis kolmas variant, kuidas M-Tiny saada liikuma. Näete, nüüd lülitasin vahepeal M-Tiny välja, lülitan sisse, jälle pult ei tööta, et see on vaja iga kord siis teha. Kolmas variant on see, et kõik need 3 nuppu 1, 2 ja 3 hoiame neid korraga all umbes 5 sekundit. Hoidsin all, puldist käis väike surin läbi ja jälle M-Tiny liigub. Et see on nüüd ühest küljest tüütu tegevus, mida iga kord teha, aga see on, ma ei tea, miks nad selle nii tegid, et uuel versioonil on nüüd niimoodi. Aga edasi minnes on 2 mängukaarti, on golfimängukaart ja rallikaart. Ja nende kaartide mängud lõpetab siis finišikaart, ehk siis kui M-Tiny jõuab sihtkohta, siis on see mäng läbi. Lisaks on klaver. Klaver siis lisaks sellele, et ta mängib noote, teeb hääli ka, et kui on klaveri hääl ilus, saab ka koera häälega mängida seda klaverit või kassi või vilistamisega või võtate küsimärgi ja valite, siis tuleb üllatus, et mis siit tuli. Praegu tuli põtsu hääl, nüüd tuli kiisu hääl. Et selline tore väike lisa. Lisaks muusikakaardile on olemas ka siis M-Tiny avastaja komplektil tähtede kirjutamiseks kaart. Et kui nüüd joonistamisfunktsiooni kasutada või kirjutamis, siis selle abil saab siis panna need M-Tiny joonistama ühe võimalusena, kasutades siis sellist väikest klaviatuuri moodi tahvlit. Lisaks on aktiivsuse mängukaardid, kus on siis ette antud 4 erinevat ideed, millist mängu M-Tinyga mängida ja ka joonistamise või kujundite programmeerimiskaardid. Neid siis kasutage pliiats sisse ja kujund ja siis hakkab joonistama. M-Tiny saab muuta erinevateks tegelasteks, et tal on maskid olemas, et see lisab sellist mõnusat rollimängu võimalust ja need käivad päris lihtsalt peale. Ja kui nüüd otsida üles kiisukaart, siis muutubki meie panda hoopis kiisuks või kutsuks või tibuks. Ja selline see meie M-Tiny kiire ülevaatuse põhjal ongi. Aga kui me nüüd edasi vaatame selle uue ja vana komplekti, et ma usun, et paljudel teist on tavaline M-Tiny komplekt ja on ka väga palju neid, kellel on nüüd avastaja komplekt. Et kõige suurem erinevus ongi siis nendes samades vildikates ja selles, et avastaja komplekt siis joonistab. Lisaks sellele, et ta joonistab, on tal olemas ka muusikakaardid. Et muusikakaartidega, kui muidu, siis M-Tiny mängib klaveri peal lihtsalt. Et vajutate siin erinevaid neid tähti ja saate erinevaid laule mängida, siis muusikakaartidega ei pea nüüd ükshaaval neid mängima, vaid te saate valida selle, et salvestame need järjest ära. Ja paneme mängima. Et hästi kehva on näidata niimoodi väiksel ekraanil, aga lihtsam variant siis see, et kui meil on olemas reas kaardid, siis saame mängida rongisõitu näiteks.
heliga on see, et ise peab vaadates kuulama, et heli oleks õige. Et nii ta siis mängib järjest ka erinevaid noote, et ei pea neid ükshaaval sisse toksima. Vahepeal tuli küsimus, et kas markereid saab eraldi juurde tellida. Ja saab eraldi juurde tellida. Ja me kontrollime igaks juhuks siis äkki enne saatmist üle, et need mustad markerid ka töötaks. Et kindlasti, kui te tellite midagi ja tahate, et me enne ära testime, siis me teeme seda. Et siis ei ole seda edasi-tagasi saatmist. Nii. Ja lisaks siis sellele, et on muusikakaardid, on siis avastajakomplektis aktiivsuskaardid, aga see on üsna sama, mis on M-Tiny juturaamat. Et need käivad kokku üsna. Ja puslematid siis mõlemal need on ühesugused, et ühel pool on siis selline roheala koos tegevustega ja teisel pool siis linnamatt. Ja miks siis see M-Tiny on tõesti, võiks öelda väga paljude lasteaedade lemmik, et see oli nüüd meie käest enim küsitud robot seoses Progetiigriga. Ja selle üle mul on tegelikult hästi hea meel, et M-Tiny annab väga palju. Ta on toodetud keskkonnasõbralikest ja mittetoksilistest materjalistest, et nii nagu öeldud, siis teravad nurgad puuduvad, üleni ümar ja pehme ja mõnus katsuda, keegi ei löö ennast ära ega saa sellega haiget, kui muidugi mitte väga kõvasti lüüa. Ja markereid on lihtne sisestada, on nutikas, toetab lugemist, matemaatikat, muusikat, programmeerimist ja tegelikult veel muid asju ka. M-Tiny on sõbralik, ta oskab rääkida, emotsioone väljendada ja liikuda. Ja muidugi on ta lõbus ja lihtne ja interaktiivne, et ei vaja ekraani ja nutitelefoni ja piisab ainult siis juhtpliiatsist ja koodikaartidest. Isegi tegelikult ei ole matti vaja, aga matt on väga tore, et sellel kaasas on. Ja arendab siis väga palju M-Tiny nii jutustamisoskust, rollimänge kui sotsiaalset arengut. Et see võimalus, et M-Tinyt saab muuta nii tibuks kui koeraks kui kassiks, on hästi vahva rollimängude juures just. Ja mida rohkem rollimänge, seda rohkem need lapsed jutustavad ja omavahel ka sotsiaalselt sotsialiseeruvad. Ja lisaks sellele on siis M-Tinyl hästi vahvad emotsioonid, et ta väljendab neid nii oma silmadega, et selleks tal need suured silmad ongi, kui ka siis teeb häält ja liigutusi vastavalt. Et kui me mõtleme, et M-Tiny on ikka rõõmus, siis on tore näha. Ja kui ta naerab, siis see on selline tore luistakas naer. Ja ega unine M-Tiny on ka mõnusalt norskav, et selline hea mahe hääl. Ja paljudele muidugi meeldib see kuri nägu ka, siis lähevad silmad kohe täitsa punaseks. Et nii nagu täitsa minu poisil lähevad küll silmad täitsa punaseks, kui ta tigedaks saab ja teeb täitsa sarnast häält ka. Lisaks on siis lihtne juhtida tänu sellele mõnusale joystickile. Ta keerab väga hästi ühele poole, teisele poole, läheb edasi ja tagasi. Sama joystick on ka liikumistundlik, et kui mängite neid sama golfimängi või rallimängu, siis lihtsalt viibutades läheb ta edasi. Selle ma näitan teile pärast ka ette. Ja puudutamisel programmeerimine, et lihtsalt ongi otsaga, lähed pihta ja juba saab ta aru, et siin sees on üks kiip, mille ta siis ilusasti ära loeb. Et kui teil on olemas näiteks TTS-i mikroskoobid, siis ma soovitan siia kaardi sisse vaadata, et see on päris lahe. Aga edasi M-Tinyst. Nii, vaatame, kus meil see järgmine slaid on. Mida siis M-Tiny teeb? Vaatame nüüd neid videosid. Nii nagu sai räägitud, siis väljendab väga hästi emotsioone ja annab siis selgelt
oma silmadega ja liigutuste ning häälega märku. MTine'i juhtpliiats loeb siis koodikaartidelt käsklusi ja selle läbi on võimalik seda programmeerimist ikka päris pisikestele juba õpetada. Et ei ole tahvlis nokitsemine, vaid lihtsalt puuduta kaarti, käsklus on edastatud ja robot teeb täpselt nii, nagu laps tahab. Et kui on õige kaart. Nii. Avastaja komplektiga on siis kaasas markerid, mis käivad MTine'i sisse ja programmeerimiskaartide abil siis oskab ta hästi joonistada kujundeid, tähti ja numbreid. Ja reageerib ta siis väga kenasti matil olevatele piltidele ja väljendab seeläbi ka oma emotsioone. Et kui me näiteks pakume pandale süüa bambust, siis on ta väga õnnelik. Aga kui me anname sellele samale pandale süüa maisi, siis teeb ta jakk ja ütleb, et ei, see küll ei ole minu söök. Ja nüüd vaatame ühe sellise pikema video üle, et esimesest kasutusest. Kuidas teil on enamusel, kas te olete juba kasutusele võtnud MTine'i või on täitsa neid ka, kellel on olemas, aga ei ole veel kasutada jõudnud? Et võite täitsa plussi ja miinusega jälle panna, et plussid need, kellel on kasutuses ja miinus nendele, kes siis pole kunagi kasutanud seda veel. Et tuleb mõlemat. Kasutamisel, kes ei ole kasutanud, siis ma loodan, et lähete kohe peale selle koolituse lõppu ja võtate selle karbist välja. Et see on tõesti selline nii vahva robot ja hästi mõnus ja lihtne õppida. Aga siis ongi esimene robot, et kui te ei ole kasutanud seda veel, siis karbist välja võttes on ta juba hästi lihtne. Et kui te lülitate nüüd panda sisse ja juhtpliiatsi samuti, siis pange need kõrvuti ja ta ühendab automaatselt siis ära, et pult tunneb ära panda ja panda puldi ja nii need siis ühilduvad. On siis 3 nuppu, et külje peal see, mis sisse lülitab, ülemine on kinnitusnupp ja alumine on stopp-nupp. Et kui te juhite robotit nüüd näiteks koodikaartidel ja mati peal, siis te ei peagi otsima üles neid alguse ja lõpu nuppe, et te saate kasutada puldil ka lihtsalt ülemist nuppu selle kaardi asemel. Nii. Kui ei leia üles seda pulti, mida ma õnneks ei ole kuulnud kordagi, et juhtuks, siis hoidke all 2 nuppu, ülemist ja küljepealset. Et ma saadan slaidid, siis on need olemas ka kindlasti teil endal. Et seejärel ühendab siis pildi koos puldi arvu. Ja emotsioonide väljendamiseks siis kasutage neid lillasid emotsioonikaarte. Et kaartide puhul on hästi hea see, et kõik kaardid, mis on ühe teemaga, on erinevat värvi. Emotsioonikaardid lillad, edasi paremale-vasakule kaardid sinised, korduste kaardid kollased, joonistamiskaardid rohelised. Kui ma nüüd ei eksi, siis rohkem neid ei ole, aga värvide järgi väga-väga mugav üles otsida. Kuidas siis siin on nüüd samamoodi ära toodud see, et 3 viisi, kui joystick ei tööta edasi-tagasi, kuidas siis avada siis nii-öelda see joystick. Et üks variant panete panda selle kaardi peale, teine variant puudutate puldi otsaga seda kaarti ja 3. variant hoiate neid 3 nuppu ühel ajal all. Paar sekundit, 3 sekundit ja seejärel siis see joystick hakkab tööle. Selleks, et kui te keerate MTine'i kinni, siis kõik need puldi funktsioonid kaovad ja kui te uuesti tööle panete, siis on vaja need uuesti sisse pulti ühendada.
Nii, joonistamisel vajutage siis põhja all olevat seda nupukest, tuleb ilusasti välja. Pildika saab lihtsalt sisse panna ja uuesti siis kinni. Ja seejärel joonistamiskaardid, juhtpliiats peale, M-Tine'i valgele paberile soovitavalt. Ja mis siis on üks asi, mida siin ei näita, aga võib üle näidata, et siin on erinevad siis ka kirjad, et kas soovite, et joonistaks hästi pisikeselt, keskmiselt suurelt või väga suurelt. Et nii on siis võimalik, nii nagu siin pildil on näidatud, neid ringe üksteise sees joonistada. Ja M-Tine'it ei peagi vahepeal liigutama, et samamoodi saate võtta koodikaardi ja panna erinevad joonistused siis ka koodi, et just nende kaartidega. Ja kas midagi jäi segaseks? Mulle endal tundub, et see lause läks kuidagi pikaks ja keeruliseks. Et kui tunnete, et jutt läheb pikaks, siis andke märku kindlasti, et tahate kas üle korrata midagi või uuesti. Aga igatahes lähme praegu edasi. Et tähestikukaart siis on võimalik joonistada erinevaid või siis see, mis ma just ütlesin, et saab ka programmeerides joonistada. Et võtate siis selle alguskaardi, selle kollase lipukese, pliiats alla kaart ja siis panete pika koodi sisse, et kuidas te tahate, et mida M-Tine joonistab. Et siin on näha, et on otse üles, edasi-tagasi, ühesõnaga tuleb ruut välja sellest pliiats alla ja lõpus teeb siis M-Tine'i väikese naerunäoga ja läheb selle joonistuse juurest kaugemale. Ja sellise pika koodi peale joonistab ilusa ruudu ja pliiats välja peale joonistamist kindlasti. Ning nii lihtsalt see ongi. Lisaks siis väikene õpetus. Õpetus on küll inglise keeles, aga kuna sellel õpetusel on lihtsalt nii palju pilte juures, siis need pildid tegelikult ise on juba hästi lihtsasti arusaadavad. Ja kui teil peaks tekkima arusaamisega raskusi, siis te võite alati minu poole pöörduda ja küsida. Programmeerimiskaardid siis hästi mõnus jälle kasutada, et ei ole üldse keerulised. Ja kui seda Go-kaarti ei taha kasutada või on kadunud kaartide hulgast nagu minul praegu, ehk siis see roheline lipuke, mis siis annab viimase käskluse, et nüüd mine, siis selle asemel võite kasutada seda ülemist nuppu lihtsalt. Et siis ta stardib täpselt samamoodi. Nii, automaatselt siis kalibreeritud, aga kalibreerimist võib vajada M-Tine'i mõne aja möödudes, et hiljem räägin siis ka sellest. Ja stop-nupp, millega saate siis M-Tine'i tegevuse käigus seisma panna, on seesama alumine nupp. Erinevad maskid, selleks, et ta siis ka tibuks muutuks ja neid asju teeks, mis tibu tahab teha, mitte panda, siis tuleb panna M-Tine'i ka tibukaardile. Et need kaardid on kõik olemas täitsa kenasti selles kaardipakis. Minul näiteks siin käepärast on kutsukaart, kui panna kutsumask ette või noh, ega maski tegelikult ette ei pea panema, aga kui panna ta kutsukaardile, siis ta muutub kutsuks ja kindlasti tahab maisi asemel näiteks liha süüa. Nii, on väike tibuke ja kui pandad siis tibu ei söö ma kahjuks vastupidi. Kambust tahtsin öelda. Ja teisel pool siis on linnakaardid, et linnas on päris palju erinevaid elulisi tegevusi ja nende tegevuste mängimine on ka üks hästi vahva ja õpetlik kogemus, et minu lapsed ikka mängisid, et kui ühe kaardi peal on, et juhtub õnnetus, siis teise kaardi peal on, et tuleb saata haiglasse see M-Tine'i ja niimoodi on päris palju erinevaid mänge, et muru niitmine oli ka nende jaoks ikka väga meeldiv ja see, et see muru niiduki hääl tuli seal nii ilusasti, et see on hästi tore.
Elulised stseendid siis, näiteks pätt ajab politseid taga, et kui lähed pättikaardile, siis tuleb jõuda ka politseimai. Kui ta on kaardi peal, siis ta annab kohe märku, kui ta siis sõidab üle nende autode piirjoonte, et läheb kõnniteele, siis hüppab, põrkab tagasi. Ja kuna hästi palju küsimusi on tulnud ka update'i kohta, siis ma kiirelt räägin selle teile ära, aga kui te tunnete, et te ei taha seda ise teha või kui tekib vajadus, et on liiga keeruline, siis alati saate selle MTine'i meile tagasi saata. Et mõne aja möödudes lihtsalt, kui te olete väga palju MTine'it juba kasutanud, võib juhtuda see, et takkab ei pööra enam 90 kraadi, vaid pöörab näiteks 80 kraadi. Et siis see ju rikub terve mängu lõbu ära ja ei tule sellest programmeerimisest niimoodi mitte midagi välja. Et tegelikult on paari update'iga see mure lahendatav. Ja üks nendest on siis kalibreerimine, mis teeb siis lihtsalt erinevaid pildinuppe alla hoides. Ja teine on siis update päris. Et selleks peab siis MTine'il olema patarei laetud vähemalt 50%, nii pultil kui MTine'il. Ja MakeBlocki lehelt leiab siis selle viimase vajaliku update'i üles. Et kui see on laetud arvutisse, siis tuleb MTine'i ühendada arvutiga, avada siis fail, lahti pakkida ja lahti pakitud fail lihtsalt süsteemi kausta laadida. Ja kui see on lõpetatud, siis juhe tagant ära, MTine'i kinni, uuesti tööle ja võtab 3–5 minutit aega, kuni ta siis endast update'i uuendab. Et kui te tunnete, et teil on MTine'i hakanud viltu keerama ennast, siis kirjutage ja ma õpetan teile täpselt ära, kuidas see siis käib. Et hästi lihtne viga, paratamatult robotitega ikka vahepeal läheb. Aga panin selle slaidi siis siia ka pigem sellepärast, et kui ma teile saadan need slaidid pärast vaatamiseks, siis te näete täpselt ära. Ja lisaks sellele, et on olemas siis selline rohealamatt ja tänavamatt, on MTine'il veel 2 erinevat mati komplekti. Et üks on siis Aarete saare matt, see on siis see roheline matt. Ja teisele poole on nad ikkagi pannud ka puslemati, et ühel pool siis Aarete saar, teisel pool, vabandust, see liikluslinnamatt ja teine on siis minu maailm, kus on sellised igapäevased tegevused ja teisel pool samamoodi see linnamatt. Et hästi mõnus lisategevus, kui üks matt töötab ära, siis ei ole vaja osta uut robotit, vaid vaatate uue mati ja sellega juba jagub tegevusi päris pikaks ajaks. Ja oleme koostanud ka suure ja korraliku õppematerjali MTine'ile. Et kes veel ei ole näinud ja ei tea, siis on olemas selline lehekülg nagu insplay.eu/VIP-materjalid. Et ma jagan nüüd teiega oma ekraani ja vaatame, kus mul need VIP-materjalid siin on. Et VIP-materjalid on siis selline mõnus õpetajate poolt valmistatud 14 õpiloost koosnev raamat, kus on siis 14 tegevust MTine'ile. Et kui juba siit sisu korda vaadata, siis on näha, et see on päris palju saab teha selle MTine'iga ja kuidas teda õpetada siis. Et võtame näiteks putukad ja ei olegi kasutatud matti, vaid MTine'i on hoopis kostümeeritud ise üheks ämblikuks. Ja kuidas selle MTine'iga siis erinevaid asju saab teha. Et tegevuse eesmärgid, laps oskab lahendada matemaatilist tehet, oskab juhtida robotit ja harjutab koostööoskust.
ja kõik on hästi lihtsalt, et ettevalmistav osa, tegevused, kirjeldus, kokkuvõte, et mis siis õpetaja arvas ja mida lapsed arvasid. On ka videolingiga, et videolingiga tuleb siis lihtsalt sellele lingile vajutada ja siis näeb video sellest. Ja samamoodi kevadlilled, et nagu te näete, siis tegelikult paljud õpetajad ei kasutagi seda matti, puslematti, vaid joonistavad täitsa ise mati. Ja nii nagu ka Beeboti, Bluebotiga, nii saab ka M-Tinyga väga hästi neid tegevusi teha. Et vaadake siis kindlasti insplay.eu /VIP materjalid ja sealt alt leiate te siis endale 14 erinevat tunni läbiviimise tegevust. Ja vaatame üle ka siis ühe sellise põneva ürituse nagu Roboolümpia. Et Roboolümpia meil sai nüüd alguse, esimesed tublid on juba oma ülesanded ära lahendanud. Ja missioonide alt leiate siis ka M-Tiny missiooni. Et M-Tiny missiooniks on siis lausa 3 erinevat väljakutset. Ja nagu ma lubasin teile näidata, siis golfimängu ette ja võidu kihutamise, mis on olemas ka siis siin väljakutsel, siis kohe näitan teile need ka ära. Et lisaks siis, kui on lahendatud väljakutse, siis Roboolümpial hindavad õpetajad ja õpilased iseennast ja täidavad ära vajalikud tõendusmaterjalid. Ja nii lihtne ongi võita endale väga põnevaid auhindu. Et Roboolümpial on meil auhinnafond 4000 euri, võimalik 14 robotiga täita ära 18 missiooni ja 3 erinevat raskustaset. Et kindlasti soovitan teil osa võtta, see on üks selline väga-väga põnev tegevus, mida teha ja annab siis päris palju juurde tundide läbiviimiseks. Aga panen nüüd need slaidid korraks veel ette ja näitan teile ära siis ka selle golfimängu. Et tean, et paljud õpetajad, kes on kasutanud siis M-Tiny robotit juba tükk aega, ei olegi mänginud selliseid põnevaid mänge, mis siis on tegelikult hästi lihtsad. Et meil on olemas sellised kaardid nagu golfimäng, see ja võidujooks, see. Ma ei teagi, kas ma peaks nüüd oma ekraani hoopis teeme nii, et me ei esitle enam. Üldiselt ei peaks selle minu ekraani suureks saama niimoodi, et te klikite lihtsalt topeltklikiga minu ekraani peal. Ja näiteks siis golfimängu kaart. Paneme golfimängu. Lõpukaart, kuhu M-Tiny jõudma peab. Nüüd on need sellise mõnusa vahepeatusega, et täitsa ulatab. Täitsa hästi näete. M-Tiny tööle. Juba jõudis pult tööle. Nii, pult oli vaja meil kalibreerida või olemas. Ja M-Tiny keerleb ringi siin ja minu ülesanne on lihtsalt käega lükata, siis kui M-Tiny on õige koha peal. No, nüüd läks tibake mööda. Vaatame, kas nüüd jõuab. Ja jõuab finišisse. Siis ongi ta võitnud selle golfimängu. Ja väga mõnus on lastega teha, et kes mitme selle käeviibutusega siis jõuab finišisse, et väikene spordivahepala neile. Ja sama siis jooksuga, et põhimõtteliselt sama, aga vaja ta siis üsna sirgel rajal läbi teha. Nii, vahepeal on küsitud, mis aadress, kust vaadata, täpsemalt milline aadress. Signe küsis meie käest, et ma ilmselt siin jutustasin vahepeal liiga pikalt. Kas kellelgi on tekkinud veel küsimusi, et kas mõtled Roboolümpia aadressi?
õpetused. Paneme teile õpetuste lingiga siia insplay.eu/VIP-materjalid. Nii, ja Roboolümpia teile ka siia. Siis, mis kindlasti on hästi kasulik ja hea teile, on meil selline vahva Facebooki grupp nagu Robootika lasteaias. Et Robootika lasteaias grupis jagavad õpetajad oma igapäevategevusi, ma arvan, päevas 4-5 korda. Et kui te veel ei ole liitunud Robootika lasteaias lingi või grupiga, siis see on selline grupp, kus on tõesti palju abi kõikidele erinevatele robotitele. Et seal õpetajad jagavad muresid, jagavad rõõme, jagavad oma päevaseid tegevusi, kuidas nemad tunde läbi viisid, sealt saab ideid hästi palju. Ja üritame ka oma Insplay hariduse Instagrami ja Facebooki kontol täpselt sama teha, et sealt saab siis igasugu uudiseid selle kohta, mis meil toimumas on. Et soovitan ka nendega liituda. Aga kuidas teil kasutamisega läinud on, et kes kasutab, kas Facebooki grupist on abi tulnud teile? Et pange jälle plussid-miinused kirja ja endiselt ma väga sooviks teie küsimusi kuulda, et kellel on küsimusi, teid on siin päris palju, et 93 osalejat, et võiksite, hästi tore näha, et sellest Facebooki grupist on abi teile. Aitäh! Et küsige, praegu on teil väga hea võimalus. Kordused, mida nendega tehakse? Sa mõtled neid korduskaarte nüüd, kollaseid? Korda 5. Nendega tehakse seda, et kui näiteks M-Tiny komplektis selles lihtsamas versioonis on neid kaarte päris palju vähem, kohe näitan võidusõituga, et siis paned korda 5 taha ja see tähendab seda, et seda kaarti on 5 eest. Et sama saab täitsa kohe matemaatikat hakata õpetama, et sulg kinni, sulg lahti. Hopsti. Leiame selle mõne sulukaardi veel ja panen siia laua peale teile nüüd. Nii, proovime tagurpidi. Et kui meil on korda 5, mis on päris suur arv, korda 3. Nii, paneme M-Tiny ka tööle ja paneme pliiatsi ka tööle. Meil oli veel alguse ja lõpukaart. Nii. Peaks olema nüüd niipidi. Et kui me tahame 3 sammu edasi saada, siis me ei pea panema 3 sinist, vaid ta teeb 1, 2 ja läheb ära 3. Et selleks see kollane kaart on täitsa kasulik. Sama on sulgudega, et kui nüüd panna sulud siia ümber, siis ta korda 2 aastas, ma ei tea, kuhu see M-Tiny jõuab nüüd, aga proovime järgi. Et ta peaks väga kaugele põrutama. Ahah, midagi on siin koodis valesti, et ma arvan, et siin sulu sees peab ka üks pööramise kaart olema või mingisugune selline otse edasi liikumise kaart. Nii, M-Tiny't kasutada. Täpselt olenebki sellest raskusastmest, mis te kasutate. Et kui need samad sulu ja korduste kaardid lähevad käiku, siis võib julgelt vanematele võtta. Kui lihtsalt M-Tiny'ga tutvumiseks, siis kui minu poiss oli 1,5-aastane, ta oli ka täitsa vaimustus sellest, et see oleneb ju täitsa sellest, mida õpetada. Et kui õpetada lihtsalt lapsele emotsioone, siis M-Tiny on väga hea. Et ütled, et ahah, et see õpetab seda emotsiooniga juba 1,5-aastasele. Et
olenebki täiesti sellest, et mis te ise välja mõtlete, kuidas seda kasutada. Tähtinumbreid samus juba 4-sele kindlasti võib õpetada, kui mitte 3-sele. Ja tegevuste kaartidega samamoodi 3-sele kindlasti. Karbi peal on 4+, aga mina soovitaks julgelt juba varem alustada, et eriti kui see teil juba olemas on, siis lapsed on väga vastuvõtlikud ja neile väga meeldib see. Aga nüüd on soovitud võidusõidu kaart ka. Et võidusõidukaart, finišikaart, paneme MTN-i algusele ja nüüd ta ei keerle, vaid hakkab edasi minema, juba tahab minna kuskile. Et samamoodi puldiga lükates. Aga ongi nüüd see, et ta tahab otse minna, et need kaardid peavad olema hopsti. No. Üks asi, kui te mängite neid mänge, kinnitage need kaardid väiksed kas või teibitükiga, et muidu on hästi keeruline, tuleb lihtsalt minema. Ja kui jõuab kohale, jälle üks rõõmus pööre, hõige ja väga hea tuju, et sai tehtud see suur ülesanne. Nii. On teil veel soove, mida näha, mida näidata? Et kui teil on veel aega ja soovite kas või joonistamist näidata, et mul ei ole üldse probleemi see ette teile näidata. Et küsimusi julgelt, et kes ei ole kasutanud ja tekkis mingi segadus, midagi jäi arusaamatuks, võite praegu hästi küsida. Aga üldiselt ma julgustan kohe need karbist välja võtma, et need on väga lihtsad. Ja kõige parem õppimine ongi lihtsalt proovimise teel. Et kuna ta on üsna selline lollikindel robot, et kui midagi läheb sassi, keera lihtsalt sabast kinni ja keera uuesti tööle ja saab kõige kiiremini uuesti alustada kõigega. Et siis ei pea nende pultidega siin mässama ja saab kohe stardist alustada. Aga ma ikka tahaks väga neid küsimusi kuulda, et kui neid ikkagi ei tule, siis kes alguses natuke hiljem jõudis, siis väga paluksin teil ära täita siis meie tagasiside vorm. Panen selle siia chati uuesti lingina ja andke teada, kuidas teile meeldis, siis teame ka meie teinekord paremini teha ja loosime siis kindlasti välja ka palju erinevaid auhindasid, lauamänge just. Ja suur aitäh, et te tulite ja kui teil tekib neid küsimusi mõne aja pärast, siis te võite nendest mulle alati teada anda. Nii Aime on käe tõstnud. Aime, sa võid täitsa mikrofoni endal maha võtta ja või võtan siit ise. Nii. Aimele. Kus sa mul kadusid? Nii. Miskipärast ma ei saa sinu mikrofoni ligi, et kui sul on küsimus, pane see chati näiteks. Et see on siin samas käe püsti tõstmise märgi kõrval saab kirjutada ka. Et tore, see Teamsi teel tegemine, veebiseminari tegemine ei ole kunagi nii tore kui päriselt, et olete meile ka kõik külla oodatud, kui te soovite päriselt neid asju näha. Aga kui küsimusi ei tule, siis jagan teiega materjale ja hea meelega. Aga kas link ei avane? Tagasiside vormi link. Nii. Vaatame kohe selle ka üle enne, kui te ära lähete. Nii, huvitav siis, miks ta trikitab?
Mul on ühe korra olnud probleem, et miskipärast Chrome ei tahtnud seda avada, aga avab selle väga hästi mingisugune muu. Vaata, kas see peaks seesama link olema. Väga hea. See on aitäh teile, et te hädast välja aitate. Nii. Aga suur aitäh, et osalesite ja suurepärast nädala lõppu teile. Ja loodetavasti kohtume päriselt ka. Nägemist.